Teise peatüki 5. osa. Piiblis olev vägi. On raske valida vaid üht põhjust uskumaks, et piibel on kõige tähelepanuväärsem raamat, mis on eales kirjutatud. Kuid vajadusega otsustada jääksid ilmselt paljud piiblis oleva väe juurde, selle suutlikkuse juurde põhjustada radikaalseid ja kestvaid muutusi. Piibel ütleb tegelikult iseenda kohta järgmist. Jumala sõna on elav ja vägev, Hebralastele 4:12. See on vägev, sest see on elav, mitte surnud, dünaamiline, mitte staatiline. Ja selle väe parimaks tõendiks on piibli võime muuta inimesi ja inimühiskonda. Sõna vägi tuleb kreekakeelsest sõnast dünamis, millest tuleneb ka sõna dünamiit. Piibel ongi sõna otseses mõttes dünamiit. Tuhanded, tegelikult miljonid inimesed igas eas, kõigist nahavärvidest, ühiskondlikest klassidest ja usutunnistustest on läbi sajandite leidnud enda jaoks, et see on tõsi. Nende lood elavad edasi, et meid tänagi inspireerida. Võtke näiteks suur Augustinus. Tema lugu on räägitud palju kordi. Augustinus sündis 4. sajandil paganliku isa ja kristlasest ema pojana. Talle anti kristlik kasvatus, mille ta peagi vahetas välja paganliku filosoofia ning enesekeskse ebamoraalse elu vastu. Jutustatakse, et kui ta oli Milanos ühel päeval aias, kuulis ta häält, mis talle korduvalt ütles, et ta peab võtma kätte käsikirja ning seda lugema. Nii ta tegigi ja tema silmad langesid ühele tekstile Uues Testamendis, roomlastele 13:13. Elagem kombekalt, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte arius ega kadeduses. Need sõnad tungisid noolena ta südamesse. See oli tema elu pöördepunkt. Nende piiblisõnade tõttu pööras Augustinus minevikule selja, keeras oma elus uue lehekülje ning temast sai üks suuri kirikuisasid, kuulus teoloog ning kirjanik, kelle mõju kirikule on püsinud 1600 aastat. Kuigi me ei pruugi nõustuda Augustinuse teoloogia iga punktiga, ei või me kahelda, et Jumala sõna kaudu muudeti tema elu äkitselt ja dramaatiliselt. Samuti ei saa me kahelda, et tema kaudu on muudetud ka paljude teiste elu. Augustinuse kuulsad tunnistused, tema Jumala linn ning paljud tema 250 raamatust on mõjutanud miljoneid ja see kõik sai alguse piibli sõnadest, mis esitasid väljakutse tema mõtetele ja eluviisile, nagu piibel enda kohta isegi ütleb, et see on südamemeelsuse ja kaalutluste hindaja. Augustinus oleks kindlasti toetanud iga argumenti, et piiblis on erakordne vägi. Ja siis Luter, ülikooli professor, kes oli tõe otsinguil keset keskaja kiriku segadusi ja kõrvalekaldeid. 1511. aastal sai Luterist teoloogiaprofessor uues Wittenbergi ülikoolis, kus ta pidas loenguid piiblist, raamatust, mis oli sel ajal peaaegu tundmatu. Külastades Roomat ning ronides mööda legendaarset Sancta Scalat, see on püha treppi, millest räägiti, et Jeesus laskus mööda seda Pilatuse kohtukojas Golgata teele, sähvatasid Luteri meeltesse pühakirja sõnad. Õige jääb usust elama. See probleem oli Luterit mõnda aega vaevanud. Mõistes, kui rumal on püüda taevasse saamist ära teenida, ronides mööda inimeste tehtud treppi, pöördus Luter tagasi Saksamaale ning alustas liikumist, mis sai tuntuks kui reformatsioon. F.W. Borem kirjutab sellest tähtsast päevast Roomas ning Luteri meelte valgustusest nii. Paistis, nagu oleksid kõik Euroopa aknad ühtäkki lahti lükatud ning päikesepaiste voogas sisse.
Reformatsiooni on laialdaselt tunnustatud kui üht tähelepanuväärsemat religioosset, ühiskondlikku ja majanduslikku liikumist lääne ajaloos. See oli intellektuaalne ja vaimne revolutsioon, mis muutis maailma ja see kõik algas piiblisõnadest, mis vajutasid jälje ühe mehe mõtetesse. Luteri kogemus näitab ka piibli unikaalset väge. Ta läks edasi ja tõlkis piiblist saksa keelde oma kaasaegsete ja tulevaste kaaskodanike hüvanguks. Me võiksime siin märkida, et Augustinus ja Luter mitmete teiste seas tõendavad, et piibel ei ole ainult lihtsameelsetele, ainult nende jaoks, kellel napib haridust või see üldse puudub, teisejärguliste ja rõhutud inimeste jaoks maailmas. See on loomulikult ka nende jaoks, kuid see on köitnud ka mõne ajaloo suurvaimu ja mõtleja tähelepanu, nagu Paulus, Augustinus ja Luter ning Milton, Newton, Locke, Priestley, Boyle ja hulk teisi, kes on läbi sajandite leidnud piiblisõnadest ergutust, tähendust, kindlust ja jõudu. John Bunyan oli skaala teises otsas. Ameti poolest rändav katelsepp tegi ta seda, mida tema isa enne teda oli teinud. Reisis mööda maapiirkondi ja parandas katkiseid potte ja panne. Bunyan õppis ise lugema ja kirjutama, kuid oma varastel aastatel oli ta kõige paremini tuntud oma joomis, needmis ja vandumisoskuse poolest. Sügavalt liigutatud oma kaaslase surmast Inglise kodusõjas, luges ta 2 raamatut kristliku elu kohta ning varsti juba piiblit ennast. Sellest sai tema peamine inspiratsiooni allikas, eriti neil aastatel, mil ta oli oma usu pärast vangis. Bunyani teosed, sealhulgas tema kuulus Palveränduri teekond, mis olid peamiselt vanglas kirjutatud, rajanesid kõik piiblil. Bunyan ütleb tolle aja omapärases keeles. Ma läksin piiblimanu ning selle lugemine hakkas mulle olema väga meelepärane. Ma hakkasin piiblit nägema uute silmadega ja lugema, nagu polnud seda varem teinud. Eriti armsad ja meeltmööda olid mulle Pauluse kirjad. Ja tõesti ma polnud kunagi ilma piiblita. Palveränduri teekonda on kutsutud maailma parimaks raamatuks piibli kõrval. Alates oma esmakirjastamisest 1678. aastal pole see kunagi trükis kadunud ja seda on tõlgitud 10 keeltesse. On märkimisväärne, et üks parematest raamatutest, mis on kunagi kirjutatud, pidi tulema vaese ja õpetamata maapoisi sulest. Kuidas see võis juhtuda? Bunyan kirjutab Palveränduri teekonnas. Ma vaatasin ja nägin teda avamas raamatut ja seda lugemas. Arvatakse, et Bunyan kirjeldab siin iseennast, meest, kes luges raamatut, mis muutis tema elu nii radikaalselt ja seejärel nende tuhandete elu, kes lugesid tema paljusid teoseid ning kuulasid teda jutlustamas. Sarnaseid hämmastavaid muutusi on toimunud ka kaasajal. Nicky Cruise'i, New Yorgi gangsteri elu, millest on räägitud raamatus Jookse, poiss, jookse ning filmis Rist ja bussi kangelased, sai uue suuna, kui ta kuulis piiblist peetud jutlust. Harry Otshad, keda tänapäeval nimetatakse terroristiks, sai eluaegse vanglakaristuse relvastatud röövi ning pommide põhjustatud hulgimõrvade eest. Ta hakkas vanglas lugema piiblit ning muutus nii täielikult, et vanglavõimud võimaldasid tal oma elu lõpu elada oma majas vabaduses. Berkeley Jones, metsik ja meeleheitel noormees, sai eluaegse vanglakaristuse autovarguse ning süütu kõrvalseisja tapmise eest kihutamise käigus. Viimaks vabastati ta enne tähtaegselt, ta läks kristlikku kõrgkooli, muutus täielikult ning temast sai ühiskonna kasulik liige. Oleks lihtne kirjeldada terve raamat inimestest, kelle elu on piibel imelisel kombel muutnud. Sarnaseid lugusid tuleb ühiskondadest üle kogu maailma. Parim näide sellest on väike Mussau saar Vaikses ookeanis. Saare elanikud olid nii alla käinud,
et isegi valitsuse esindajad olid järeldanud, et nende heaks ei saa midagi teha. Siis saabus naabersaarelt 2 noormeest. Ainus asi, mida neil oli Mussau moraalses pimeduses olevatele inimestele pakkuda, oli piibel. 10 kuu pärast oli kogu saar muutunud. Ehitati koole ja kirikuid ning Mussaule koitis uus ajastu. Varsti pärast seda külastas saart Briti valitsuse esindaja ning kirjutas oma aruandes. Ma olen nähtust hämmastunud. Ma ei suuda mõista, et selline muutus on võimalik. Ma imetlen ja ütlen, et see on ime. Need olid tema sõnad. Piibli ja selle sõnumi, ei millegi muu, vägi oli esile kutsunud ime. Ja asjad on püsinud sellisena. Olen olnud Mussaul ja seda ise näinud. Midagi sarnast juhtus hiljuti Malaital, Saalomoni saartel. Seal 3000 meetri kõrgustel mägedel elab vaenulik Gvaio rahvas, kes on sajandeid muudatustele vastu seisnud. 1994. aastal loodi Gvaiodega kontakti nende pealiku kuivetunud vana mehe soovil, kes sai suhelda ainult tõlgi abil. Kohtumispäeval kingiti talle piibel. See oli sümboolne žest, sest ta ei osanud lugeda, aga ta võttis selle ilmselge hea meelega vastu. Umbes aasta hiljem rääkis ta sellest erilisest päevast oma elus, mil pimedus hakkas kaduma ning murdis maha teadmatuse ja hirmu barjäärid. Kohe, kui ma puudutasin piiblit, ütles ta, tundsin, kuidas kõik mu teemonid minust lahkusid. See võib tunduda lääne kõrvadele kummalisena, kuid see peegeldab Vaikse ookeani lõunaosa hämara kultuuri tegelikku külge. Viimase arvestuse järgi on Malaital Gvaio rahva seas rajatud 40 koguduse gruppi ja mitu kooli tänu peamiselt piibliväele muuta terveid kultuure. Kas see võib olla lihtsalt kokkusattumus? Kas see on vaid enesepettuse, soovunelmate või pimeda kergeusklikkuse tulemus? Kas see on alati nii, et inimesed usuvad seda, mida nad tahavad uskuda? Või on piiblile omane vägi, millist pole üheski teises raamatus? On see tõesti Jumala sõna, elav ja vägev, teravam kui 2-teraline mõõk, nagu see ennast kirjeldab? Kas see tõesti hindab inimsüdame sügavamaid mõtteid ja igatsusi, juhib tähelepanu armastavale Jumalale ja paremale teele, paneb kõige tujukamasse südamesse soovi muutuda ning omab väge, et seda kõike teostada? Ajaloo ning inimkogemuse tunnistus üle kogu maailma tundub ütlevat, et see on nii. N.G.B. Phillips, kes tõlkis teise maailmasõja ajal Uue Testamendi otse kreeka keelest kaasaegsesse inglise keelde ning hiljem kirjutas oma kogemusest hästi tuntud raamatus Tõeküla, tunnistas piibli ilmsest väest muuta elusid käesoleval ja igal muul sajandil. See on 20. sajandi juhtiva õpetlase sundimatu tunnistus piiblile omasest väest. See vägi on vägevaim argument, et piibel on kõige tähelepanuväärsem raamat, mis kunagi kirjutatud. Lõppsõna. Tõendid erinevatest allikatest viivad meid järeldusele, et piibel on kõige märkimisväärsem raamat, mis on kunagi kirjutatud, täiesti unikaalne oma eksistentsis ja sõnumi poolest.